Nii, lugupeetavad komisjoni liikmed, mul on ettepanek sellel töönädalal arutada siis valitsuse algatatud jäätmeseaduse muudatuse ehk siis jäätmereformi mõju ja kolmapäeval arutada kinnisel istungil siis täiendavate kaitsekulude rakendamist ja kontrolliaruannete haridusliku erivajadusega noorte kutseõpingute tööle siirdumise toetamisele. Vastu võtta mul oleks siin nädalakava kinnitatuks ja mul on hea meel tervitada Kliimaministeeriumi asekantslerit härra Ivo Jaanisood, aga samuti oleme palunud ka Ringmajandusettevõtete Liidu esindaja härra Kalle Krents, osaleb omavalitsuste ja linnade valdade liidu esindaja, tegevdirektori EVEA presidendi proua Ilena Kurt-Murumaa ja Korteriühistute Liidu juhi ka siis sellele arutelule. Ja ma annaksin siis kõigepealt sõna härra Jaanisoole, et tutvustada siis selle jäätmeseaduse muudatuste sisu, aga ennekõike siis ka mõjusid, mis on siis ühiskonnal nii maksukoormuse ja muude mõjude näol. Ja siis kuulaksime ära teiste institutsioonide esindajad. Kui see vastu võtab, siis härra Jaanisool. Tere, suur aitäh siia kutsumast esiteks ja tänan ka võimaluse eest tutvustada reformi sisu. Selleks, et seda tutvustada, jagan vastavat esitlust. Nii, kõik näevad hästi. Nii. Esiteks tegemist on valdkonna muudatusega, mida on oodatud juba aastaid. Et valdkonna õigusruum on püsinud muutumatuna rohkem kui 10 aasta jooksul ja sellega on kaasnenud üksjagu probleeme ja muresid nii teenuste mugavuses kui ka toimivuses. Ja arvestades seda, et tehnoloogia on vahepeal arenenud, ühiskonnas on toimunud erinevaid muutusi, mis on ilmselgelt objektiivsetel põhjustel, on tehtud rahvusvahelisi kokkuleppeid just sellel foonil, et Euroopa oma ressursse targemini ära kasutada, olgu selleks siis energeetikaressurss, olgu selleks materjaliressurss või ka meie kõrgelt kvalifitseeritud tööjõud ja nende tarkus. Et sellest tulenevalt on muuhulgas siis jõudnud suunised meie jäätmevaldkonda, ehk siis tegelikult kaasajal nimetame seda ringmajanduse valdkonda. Me oma prügi või jäätmeid enam ei käsitle prügina, vaid ressursina. Ja selleks, et valdkonnas oleks innovatsiooni, et meil see mõtteviis tõeliselt juurduks, siis on oluline, et siin oleks võimalikult palju ettevõtteid, kes omavahel konkureerivad, eraldi seisvatel spetsialiseeritud teenustel. Eesmärk reformiga on luua toimiv jäätmekorralduse süsteem, mis ühtaegu siis toob kasusid kõigile valdkonnaga seotud osapooltele. Esiteks inimesele on sorteerimine lihtne, arusaadav, ka taskukohane. Meil on üks selge standard, vähemalt tiheasustusaladel. Meil ettevõtluskeskkond, nagu ma juba mainisin, on konkurentsi tihe, aga ka läbipaistev, mis tegelikult on selle konkurentsi tiheduse eelduseks. Meie investoril on lihtne jäätmevaldkonda siseneda. Investoril on väga selge teadmine jäätmevoogudest, mis meil tekivad, selle kvaliteedistandardist ja riigi ootustest siis selle jäätmeressursi tekkimisele. Omavalitsustel on lihtne jäätmehooldust korraldada. Omavalitsusel on ka selged suunised, juhised, jällegi arusaadavad ootused jäätmevaldkonna korrastamisel. Ning ilmselge on see, et meie loodus- ja elukeskkond saab päriselt puhtam. Väärtuslikku materjali ei visata enam ära, vaid kasutatakse uuesti, eelistatult Eestis. Et siin on tegelikult kaks suunda. Et üks suund on see, et need jäätmed, mis meil tekivad, nendest
luua uusi võimalikult kõrge väärtusastmega tooteid teisest küljest. Ja mida me ka samamoodi rahvusvaheliselt oleme kokku leppinud, et me tekitame ka vähem jäätmeid. Et me mõtleme mitu korda enne kui oma tooteid või tarbitud asju siis prügikasti viskame. Ja inimese vaates, nagu ma juba mainisin, et meil tekib üle Eesti ühtne standard. Standard siis füüsilisel kujul, ehk siis kortermajades, tiheasustusaladel 4 konteinerit. See omakorda toob kaasa selle, et me saame luua üle eestilise ühtse sorteerimisjuhendi, millest siis omavalitsused ja ettevõtjad saavad juhinduda. Loomulikult me teeme seda kõike koos, et me ei tee juhendit niimoodi ministeeriumis ja suuname väljapoole või vastupidi, et me teeme seda kõike koos erinevate valdkonna osapooltega. Ja kulude poolest selle reformi väljatöötamise baaseeldus on olnud see, et sortija ei tohi palju maksta. Et kui me vaatame siin naaberriikidesse, olgu selleks kas või siin Läti, Leedu, Poola, kus sortija maksab 10-15 eurot kuus leibkonna kohta, Soomes ka umbes 15 eurot, Norras, Taanis juba 35 eurot, siis Eestis läbi selle, et me tegelikult eristame ära need sorteerimise ja mittesorteerimise, et me suudame hoida sortija kulusid väga mõistlikul tasemel. Et 5 eurot leibkonna kohta on arvestades kogu selle valdkonna komplekssust on väga mõistlik tase. Ja kui Maailmapanga eksperdid meie jäätmekorraldust uurimas käisid mõned aastad tagasi juba, et tegid soovituse, et mitte sortija motiveerimiseks on vaja, et tema kulud oleksid umbes 3 korda suuremad. Ja sellest me tegelikult saame ka lähtuda. Omavalitsus, seda tegelikult mainisin, et saab oma sihid ja hoovad selleks, et see konkurentsitihe turg tekiks, et tekiksid eraldi teenused, mida omavalitsus tellib, eraldatakse veohanked käitlushangetest. Sorteerimise eesmärgid ning lõpuks on oluline see ka, et see kogumisvõrgustik oleks üle Eesti ühtne, et seal oleks üks selge korraldaja kohaliku omavalitsuse näol, kus on nii segaolmejäätmed, biojäätmed kui ka pakendijäätmed oleksid ühtse võrgustikuna käsitletud. Ning palju on kritiseeritud aluseta muidugi seda, et jäätmereform ei tegele ringlussevõtuga, vastupidi, tegeleb küll ja väga jõuliselt. Meil läbi selle, et meil investoritele tekivad selgemad jäätmevood, nagu ma mainisin, on siis tasakaalustamine läbi saastetasude, et põletus ja ladestamine ei oleks nii suure hinnaeelisega kui täna ringlussevõtu toimingute ees. Meil on reformis ka see ette nähtud, et biojäätmed tuleb saata üksnes sertifitseeritud käitlusse, et muuhulgas siin ka pinginaabri biogaasi näitel siis suunata just ka biojäätmeid sinna, kust biojäätmedest tehakse uusi tooteid. Et see on lõpuks kasu kogu meie riigile ja tegelikult see puudutab ka teisi jäätmevoogusid. Ning lisaks sellele, et me tegeleme siin päris paljude õiguslike muudatustega, kaasneb kogu reformipaketiga just seesama juhendite pool, lisaks digitaliseerime valdkonda. Meie jäätmearuandlus muutub sisuliselt reaalajas toimivaks. Ei pea enam opereerima 2 või 3 aastaste andmetega, vaid 1 kuu vanuste andmetega ja parema kvaliteediga andmetega. Lisaks väheneb ka ettevõtete halduskoormus, eriti suurte ettevõtete puhul üpris märgiliselt. Ja sinna juurde veel praeguses ajaaknas on võimalik kasutada Euroopa Liidu toetusrahasid. Et siin 35 miljonit eurot omavalitsustele selleks, et see kogumistaristu saaks kaasaegseks, 14 miljonit eurot ringlussevõtutööstusele, et meile tulekski neid uusi ettevõtteid, kes siis meie jäätmetest teeksid uusi asju. Ning veel näitena võib tuua 10 miljonit eurot pakendi valdkonna siis disaini meetmeks nii öelda, et meie pakendid oleksid paremini ringlusse võetavad või siis lihtsalt püsiksid kauem ringluses. Ja lõpuks see reform on olnud üks suur tasakaalu otsimine inimese, omavalitsuste, ettevõtjate huvide vahel ja ma arvan, et me oleme nüüdseks päris hea sellise kompromisslahenduseni jõudnud.
viimaste kuude jooksul suuremad arutelud käisid pakendite veokulude osas, et jällegi avaldati arvamust siis ettevõtjate poolt, et tekkekohalt pakendijäätmete kogumine suurendab drastiliselt kulusid. Sellega üldiselt nõustuda ei saa, kuid me siiski tegime need arvutused koos ettevõtjatega uuesti läbi ja jõudsime lahenduseni, mis tegelikult täidab nii ettevõtjate soove kui ka inimeste kuluvaadet. Et me seadsime pakendikonteinerid ühendustasu ülempiiri 50 sendini, ja arvestades ka tiheasustus, siis, mis tegelikult korvab kogu siis tekkekohalt kogumisele ülemineku kulu tootja jaoks. Ehk siis toodetele sellest lisakulu ei teki. Me ka ettevõtjatega koostöös nüüd viimase hetkel tegime muudatuse, et ei toimu sisetehingud jäätmeveol, ehk siis omavalitsus ise jäätmeid vedama ei hakka. Vähemalt seadusesse see piirang jääb meie ettepanekul. Ja miks see sisetehingu lubamine, nagu riigihanke seaduses kõikides teistes valdkondades oli ette nähtud, on just sama praegune konkurentsiolukord, mis on äärmiselt muret tekitav. Et 85% meie jäätmetest liigub läbi kahe ettevõtte. Üks ettevõte juba Konkurentsiameti novembrikuise hinnangu põhiselt on siis lähenemas monopoolsele seisundile. Ja ilmselgelt see inimeste kuludele ja valdkonna kvaliteedile, jäätmetoorma kvaliteedile midagi head ei tähenda. Arve saab inimesele olema arusaadav, arvel tuuakse selgelt välja, milline kulu just kulupõhiselt läks käitlusele, milline läks jäätmeveole, kui palju läks ettevalmistamiseks. Ja varasemalt oleme teinud ka päris mitmeid muudatusi just selles väga tihedas koostöös meie sektoriga. Olgu selleks siis pakendite turule laskmise aktsiisi kaotamine, müügipakendi sihtarvu kaotamine, mis oli varasemas koalitsioonileppes kirjas, lubatud võõriste arvu vähendamine, ehk siis tegelikult me saame nüüd palju puhtama pakendivoo, kui oli varasemalt ette nähtud. Klaaspakendit kaalusime lisada segapakendi hulka, aga jällegi tulime ettevõtete hinnangule vastu. Selleks, et optimeerida ka veokulusid, on mõistlik klaasi hoida eraldi. Küll klaas ei pea olema tekkekohalt kogutud, see võib olla jätkuvalt avalikes konteinerites. Ja loomulikult see reform ei ole kuidagi kabinetis sündinud, nagu ma olen maininud, me oleme teinud seda väga tihedas koostöös viimased mitu aastat meie sektori ettevõtetega, kohalike omavalitsustega ja erinevate siis autoriteetidega, et siin veebil või siis slaidi peal on ka toodud välja mõned konkreetsed siis seisukohad või auditiraportid, olgu selleks Konkurentsiamet, Riigikontroll, Euroopa Komisjon, Euroopa Keskkonnaagentuur või siis Maailmapank, kes tegi aastal 2021 väga põhjaliku auditi meie jäätmeveo korralduse olukorrast. Ja ma saan tõesti öelda, et valdava osaga nende ettepanekutest me oleme siis lähtunud, tegelikult selle tuginenud. Eriti rõõm on selle üle, et Konkurentsiameti novembrikuise raportiga me oleme 100% kooskõlas. Ja lõpetuseks siin füüsiliselt ruumis osalejad võib-olla nii täpselt ei näe, aga ma jätan vajadusel siis küsimuste küsimiseks ka sellise lühiülevaate ekraanile, et kellel huvi, et siis saab täpsemalt tutvuda muudatustega. Nii, aitäh, aga vaatame siis, mis on mõjud, mis siis tegelikult siis sotsiaalmajanduslik mõju on. Kliimaministeerium on teinud ka mõjuanalüüsi sellele eelnõule, see on iseenesest Kliimaministeeriumi kodulehel muude materjalide puhul olemas. Ja ma annaksin siis sõna erinevate institutsioonide vaatele sellele jäätmereformile ja sotsiaalmajanduslikele mõjule. Ja kõigepealt palun siis Ringmajandusettevõtete Liidu esindaja härra Kalle Krents. Ja, tere töötuse. Et me oleme natukene siin Keskkonnaministeeriumiga natuke oponeerime siin, mitte natukene, aga mingites osades, Kliimaministeerium, vabandust. Et siin see mõju on ilmselgelt nagu palju suurem ja ettearvamatum, kui siin seda püütakse näidata ja päris palju asju, mis siin on hästi positiivselt välja toodud, küll see
küll see jäätmete selgus liigiti kogumisel ja nii edasi, need on ka võimalused ju täna juba ära reguleerida ja teha lihtsalt juhised ja anda omavalitsustele selged juhtnöörid ja nii edasi. Aga siinkohal on nagu päris palju selliseid, mis jäetakse ütlemata, et kuidas see siis nagu sellesse elaniku rahakotti ikkagi see reform sisse läheb, et on siis näiteks seesama, et kui kohalikud omavalitsused hakkavad hankeid korraldama eraldi erinevate jäätmeliikidega erinevatesse sihtkohtadesse, et siis kui täna turul tegutsevad ettevõtjad kasutavad ka väga palju mitmekambrilisi autosid, siis siin võib see ära kaduda see võimalus ja siin sellised ettearvamatuid tegureid on väga palju. Siin on lihtsalt hinnanguliselt on ka see maksud, mis siis lisanduvad jäätmete põletuseks näiteks, et kui see on seal siis kaks võimalust, 50 ja 60 eurot, et kui keskmiselt võtta siis 55 eurot tonni kohta, siis näiteks seesama Iru põletab aastaks kuskil 250-260 000 tonni jäätmeid. Ilmselgelt see kogus kuhugi ära ei kao ja lisandub ju siis 14 miljonit sellist maksusummat. Järgmisena on siis see saastetasu. Täna prügilatesse ladestamine on küll vähenev ja ilmselt võib ka väheneda veelgi ja sinna läheb ikkagi ainult see, mida ei saa enam kuskil käidel, siis seal selle sama saastetasu tõusuga 60 eurot või jah, 90 eurot. Saastetasu jäätmed 60 eurot tonn ja 170 000 tonni täna läheb ladestusele, siis kokku circa 10 miljonit lisanduvad kuskilt peab tulema see raha. Siis omavalitsuste lubatakse edaspidi selle kõige selle korraldamiseks siis lisada jäätmeveo kuludele juurde 50%. Täna oli isegi ta oli ühes versioonis 100%, nüüd on siis seda vähendatud 50%-ni. Kui me hinnanguliselt võtame, et selles valdkonnas täna, just selles olmejäätmete valdkonnas on kuskil see käive siis 60 miljonit eurot aastas, siis see 50% on juba jällegi 30 miljonit on siis nii-öelda tuleb süsteemi, nagu küsitakse raha juurde elanikult, tootjalt. Näiteks veel segaolmejäätmete sees on hinnanguliselt siin SEI uuringud ja erinevad uuringud näitavad, et kuskil 100 000 tonni pakendjäätmeid aastas on veel siis täna segaolmete sees. Kui see nüüd kõik saab ilusti liigiti kogutud, mis on ühest küljest positiivne, aga teisest küljest on see segapakendijäätmete käitlus on juba täna circa 160 eurot tonn ehk et jällegi 16 miljonit aastas. Seda siis peavad nüüd kuskilt leidma tootjad, kes siis peavad panustama siis sellesse vähema kvaliteediga pakendisse, mis loodame, et nüüd see protsendimäär on seal küll määratud, aga ikkagi 16 miljonit. Ja kuna see seadusse väga rangelt pannakse sisse ka see transpordi kompensatsioon, et see võib olla see ülempiir on seal ees, see 50 eurosenti siis tühjenduse kohta, siis kui tänane seadus ütleb, et pakendi ettevõtjale, kes siis nagu on tootja või maaletooja, et tal on nagu väga kindel kogumisvõrgustik, mida ta peab teenindama ja siis nüüd, kui lisanduvad need siis metsatalu, mis iganes kuhu siis tuleb autoga sõita ja piir on ees see 50 senti, homme võib tõusta kütusehind, homme võib tõusta tööjõuhind ja kõik need hinnad võivad ju igal hetkel tõusta, siis siin tuleb suurusjärk 5-10 miljonit ilmselt juurde arvestada veel sellele, et see tootjad peavad seda kinni maksma. Et circa kuskil 20 miljonit siis võivad ka sellest lihtsast teemast tulla tootjatele kulusid juurde. Ja et kui seda nüüd nagu siis kokku võtta, et siis kuskilt circa 75 miljonit aastas tuleb siis nii-öelda elanikkonnalt võetakse raha juurde, et on ta siis läbi tootja hindadesse lisamist, seepärast, et nemad peavad pakendisüsteemi katma või siis läbi maksu siis omavalitsuse poole suunatuna või siis lihtsalt otseselt need ka saastetasud, et siis 75 miljonit aastas.
ja mis me siis nagu vastu saame, on see, et hanked siis omavalitsused hakkavad tegema hankeid, mis on siis, toob kaasa nagu palju dubleerivaid tegevusi ja mis see siis nagu omavalitsused peavad ju tööle võtma töötajaid, eks ju, et päris palju nagu riigi töökohti tuleb juurde. Ja transpordikulud, lisaveokid ja ikkagi selles reformikavas ei ole ju ikkagi määratud seda, et omavalitsusel ei ole kohustust või tal ei ole vastutust täna jäätmete ringlussevõtu eest, ehk et materjali ringlussevõtu eest. Ehk et ta peab liigiti koguma, ta peab täitma oma liigiti kogumise protsendid, aga seal ei ole et ta ei vastuta selle eest, et need jäätmed, mida inimene siis tema piirkonnas sinna konteinerisse paneb, et need tõesti ka vastaksid sellele, et seda tõesti saaks liigiti või tähendab, et seda saaks ringlusse võtta. Ja ütleme niimoodi, et ei ole just sihuke ahvatlev perspektiiv, et selle konkurentsisituatsiooni, tänase konkurentsisituatsiooni, ütleme, mis on nagu ju ka Konkurentsiamet ei ole ju välja toonud, et mis on meid viinud tegelikult sellesse, on see, et omavalitsuste, ma julgen öelda, mingil moel mugavus. Ehk et tänased hanked on läinud nii keeruliseks, et ükski väike ettevõte ei julge riskida selleks, et ta peab täna teenindama ära siis täpselt samamoodi 3 jäätmeliiki või 4, ta peab täna ära haldama selle jäätmetasu eest või selle konteineri tühjenduse raha eest peab ära andma jäätmejaama, millest tal puudub täiesti nagu teadmata asi, kui palju siis vallas antakse jäätmeid üle, kes selle mis osas makstakse. Täiesti ettenägematud asjad on täna jäätmeveo-hangetesse sisse kirjutatud, mis teebki selle ülikeeruliseks ja vähesed ettevõtted, kes julgevad üldse täna minna hangetesse. Selles suhtes, et kui hanked vähemalt jäätmejaamade osas lahku lüüa, on küll jah, okei, aga et igat jäätmeliiki eraldi teha, see on juba nagu läheb jaburaks ära. See tõstab kulusid. Võib-olla esialgu kõik. Nii, aitäh teile. Ja ma annaksin praegu sõna siis, ja siis kuulame ära ka vasturepliigid ja seisukohad, et siis väike keskmiste ettevõtjate assotsiatsiooni presidendile proua Ilena Kurt-Murumaale. Olge hea. Aitäh. Ja lühidalt tegelikult eelkõnelejaga suures plaanis nõus, kordama seda ei hakka, mida eelkõneleja juba rääkis, et me oleme oma seisukohad ministeeriumile ka kirjalikult saatnud, et meie põhiline mure ongi see sama, et tegelikult kulusid tuleb juurde, sebimist on palju rohkem, lisandub tõepoolest siis kohalikesse omavalitsustesse uusi inimesi ja lõppkokkuvõttes me ei näe, kus siin see suur loodetud kasu võiks olla. Et selles mõttes, jah, eelkõneleja tegelikult meie mõtted ütles üsna kenasti juba välja. Aitäh. Aitäh teile. Siis Eesti Korteriühistute Liidu juht Andres Jaadla, mis on korteriühistute ehk siis tarbijate selles vaates esindusorganisatsiooni seisukohad. Tervist. Et mul on võib-olla taustaheli, et ma võib-olla korraks palun selle, kas on kuulda? Ei, te olete hästi kuulda. Aitäh. Ja kõigepealt aitäh erikomisjoni esimehele selle komisjoni kokkukutsumise eest ja teema tõstatamise eest. Tõesti, jäätmereform on viimased paar aastat olnud fookuses ja mis peab küll ütlema, et ministeerium on minu hinnangul kaasamisprotsessi päris kenasti läbi viinud ja me oleme saanud tarbijate poolt või korteriühistute poolt oma seisukohad edastada. Siin kahtlemata on selliseid administratiivseid küsimusi, mis tekivad, aga me oleme tõesti teemaga päris kaua tegelenud ja ka Korteriühistute Liidus sellega, et see reformile tõusetub, siis jälle kaob, et meil pigem ka liikmeskonnaga ja ühistutega arutades on täna selline seisukoht, et mingi otsus peaks nagu langema. Et kas minnakse asjaga edasi või ei minda asjaga edasi, et selline teeme nagu ühe käega reformi ja siis ta jääb kuskile sinna poliitringkonnadesse seisma, et pigem nagu meie ootus on täna nagu see, et see otsus siiski nagu tuleks. Et kindlasti
see selline kohtkogumise põhimõtet tekitab regiooniti küsimusi korteriühistutes, eriti nendes piirkonnades, tiheasustatud alades, kus see ühistute ümbruse territoorium võib-olla liiga suur, et see konteinerite arv lihtsalt sinna võib-olla ei mahu ära, et ta ei takistaks ka muid elutähtsaid toiminguid korteriühistu ümber, aga siin saavad ka omavalitsused ja korteriühistud koostööd teha. Ja võib-olla üks teema, mis kindlasti me oleme ministeeriumiga arutanud, on siis ikkagi see pakendi kohustuse panemine kogumise peale, sest meie hinnangul võiksid ikkagi pakendiorganisatsioonid täna teha tõhusamat tööd nende avatud või avalike kogunemiskohtadega, kus siis nende võib-olla tühjenduskorrad ja tühjendamiskvaliteet ei ole võib-olla täna piisav, mis võib-olla natuke ongi tekkinud sellega, aga üldjoontes on meie hinnang nagu selline, et reformi nüansse on piisavalt arutatud, me oleme saanud ka oma ettepanekud teha, osadega nendega arvestati, osadega mitte, võib-olla seal on ka muud laiemad riiklikud huvid, nagu siin eelpool kõnelejad ka rääkisid, aga oluline oleks Riigikogu ja parlamendi poole selline õiguskindlus ja otsustuskoht, et kas nüüd lähme edasi, ega selle rakendamine võtab ka nagu aega, kas ta võetakse vastu ja hakatakse seda ellu viima, mis on plaanitud, või siis lükkub see siis järgmisse valimisperioodi, et see on pigem nagu meiepoolne ootus, et oleks selline otsustusjulgus selle jäätmereformiga edasi mineku küsimuses. Aitäh! Aitäh teile. Meil vist linnade valdade liitu praegu ei ole, jah? No selge, kui ühinevad, siis ühinevad. Aga ma siis tegelikult siin kõlas tähelepanekuid nüüd, mis puudutavad just nimelt halduskoormust ühega nii-öelda kvantitatiivse numbrina välja öelduna. Ja Tööandjate Keskliit on pöördunud ka minu andmetel eraldi märgukirjaga Kliimaministeeriumi poole, kus Tööandjate Keskliit on nõudnud selle reformi peatamist sellisel kujul, et selle mõju ja halduskoormus sellega seoses on tegelikkuses meie praegust majanduskliimat halvendav. Ütleme üldjoontes, ma võtan kokku, nad esitasid ka konkreetsemad tähelepanekud. Ning samuti on ka laekunud Keemiatööstuse liidu ja võib-olla oleks hea, kui te, härra Jaanisoo, kommenteerite ka neid Tööandjate Keskliidu seisukohta, et millal te saite ja kuidas teie vaade selle valguses on. Ja Keemiatööstuse liit on esitanud ka oma seisukoha, mille puhul, kui Tööandjate Keskliit ütleb, et see omistatud eesmärke see jäätmereform ei täida, siis samamoodi ka Keemiatööstuse liit ütleb, et jäätmereform tegeleb kõrvalisele pseudomurega tegelemisega ja põhimõtteliselt ei lahenda ühtegi jäätmemajanduse tegelikku probleemi, küll aga tõstab tohutult 10 miljoneid aastas tootja vastutuse kulusid ja annab seeläbi hoogu hinna tõusule ning tootja vastutuse teenustasud jõuavad kindlalt Euroopa kõrgemate hulka. See on nüüd antud juhul siis härra Hallar Meibaumi seisukoht, mis on väljendatud. Et ma paluksin, et teie, härra Jaanisoo, annaksite siis viite, et kuidas teie tähelepanekud või tagasipeegelduse neile kõlanud seisukohtadele ja ennekõike, et siis reformi, ütleme siis rahaline koormus ühiskonnale, olgu ta siis konkreetsete jäätmetekke tsüklite mõttes vedajatele ja prügi tekitajatele ja prügiga opereerijatele või ka pakendite tekitajatele ja lõpptarbijatele, et mis siis selle mõjuanalüüside pinnalt ka Kliimaministeeriumi vaates on see halduskoormus kõlanud selle numbrile vastuseks, siis, mis on opereerib praegu 75 miljoni euroga. Olge hea, härra Jaanisoo. Aitäh. Minu sõnavõtt saab vist olema üksjagu pikk, arvestades kõiki neid ettepanekuid, aga ma alustan siis... Me saime ohuhoiatus, härra Jaanisoo, aga me tuleme toime. Jah, ma alustan võib-olla sellest kommentaarist vastusega viimasele siis järeldusele, et tegelikult jäätmereform on
suhteliselt erakordne reform. Teistes valdkondades ei ole sellist olukorda, kus süsteem on niivõrd ebatõhus, et läbi reformi hoitakse üksjagu rahva ja riigi raha kokku. Et teades siin isiklikult mitme teise valdkonna olukordi on vaja just raha juurde panna, aga meil pigem kulude vaade läbi reformi paraneb. Lisaks selleks, et teha siis see arenguhüpe nii läbi kogumistaristu kui ka ringlussevõtutööstuse, sortimistööstuse, on meil just praegu kasutusel Euroopa Liidu toetusraha. Mainisin need numbrid ka ära, eks ju, enne. Omavalitsustele 35 miljonit eurot, tööstusele 14 miljonit eurot ja 10 miljonit eurot ka veel. Lisaks tegelikult on seal veel vahendid võimalik kasutada just selleks, et teha see arenguhüpe sinna, et me jõuaksime nende Kesk-Euroopa riikide tasemele, kus tegelikult suudetakse meist paarikümne protsendipunkti võrra rohkem olmejäätmeid ringlusse võtta, nendest luua kohalikke tooteid ja läbi selle hoida kokku ühiskonna kulusid. Aga ma arvan, et tõesti ma alustaksin siis kommentaarist Eesti Tööandjate Keskliidu kommentaarile. See on siis selline võib-olla üldine kommentaar minu poolt, et tõesti aprillis kuidagi juhuslikult siis olid 3 ettevõtlusorganisatsiooni, kes korraga saatsid ettepanekuid uuele valitsusele, et nii peaministrile kui ka taristuministrile. Ja tegelikult see oli hästi positiivne, sest et ettevõtted tõid seekord välja palju täpsemalt erinevad mõjud, mis eelnõul oleksid olnud. Ja me saime tegelikult pidada arutelusid varasemast oluliselt detailsemal kujul. Ja seepärast said mitmed muudatused ka eelnõusse sisse viidud, et mis seal veel paar kuud tagasi olid, need on oluliselt muudetud. Ja kui küsimusi tekitas just Eesti Tööandjate Keskliidu tagasiside, siis lisaks sellistele kujunditele nad ikkagi esitasid väga konkreetseid seisukohti. Et esiteks kritiseerisid reformi eelnõus olnud niinimetatud munitsipaliseerimise sätteid, ehk siis hästi konkreetselt jäätmeveo sisetehingu võimalust kohalike omavalitsuste poolt, milles nähti ohtu, et see võib hakata pärssima oodatud konkurentsi tihendamist. Ja sellel põhjusel tegelikult jõudsimegi ettevõtjatega kokkuleppele, et me välistame selle omavalitsuste sisetehingu lubamise. Ja eks tekitab omavalitsusele teatud riske, arvestades seda, et nendel jäätmeveohangetel täna konkureerib heal juhul 2 ettevõtet, tihtipeale 1 ettevõte, ja mis seab omavalitsused väga keerulisse olukorda. Omavalitsus ei saa enam kaitsta oma inimeste kulusid, ei saa kaitsta seda kvaliteeti, millega teenust pakutakse, kui sul on ainult 1 ettevõte, kes pakub. Siin mõnes paigas on juba näha, et hinnad tõusevad tavapärasega võrreldes lausa 2-kordseks. Sellepärast see sisetehingu lubamine sai eelnõusse sisse varem lisatud, aga nüüd selle eeldusega, et ettevõtete konkurentsi ikkagi hüppeliselt paraneb pärast reformi jõustamist, me endiselt jääme selle juurde, et see sisetehingu välistus siis seadusesse jääks. Et siin jõudsime ettevõtetega kokkuleppele. Siis ringmajanduse tehnoloogiate arengu osas oli ka kriitika, et just kui siis peaks eelnõus tekkima risk, et piisava hulk materjali ei jõua ringlusse. Siin ühest küljest jällegi on see sama hangete eraldamine selleks ette nähtud, et omavalitsus teeb esmalt käitlushanked, seejärel sellised lihtsad logistikateenuse ehk jäätmeveohanked. Edasi siis ka saastetasude muudatus tegelikult tõstab ringlussevõtu konkurentsivõimet. Lisaks Euroopa Liidu toetusraha 14 miljonit eurot, mis on otse ette nähtud ettevõtetele, kes saaksid ringlussevõtu võimekust tõsta. Ja nii edasi, et kokku me räägime siin lähiaastatel juba üle 100 000 tonnist materjalist, mille põhjal meie Eesti ettevõtted saavad seda uut puhast tööstust luua. Siis mida veel Tööandjate Keskliit välja tõi, et soovitati
siis määratleda jäätmereformi vastutaja. Et kommentaar oli siis selline, et jäätmereformi sätest selgelt tegelikult härra Krents tõi seda ka välja, et olmejäätmete ringlussevõtu sihtide täitmise eest oleks vaja selget vastutajat. Ja siingi on meil lahendus tegelikult olemas, et meil tekib rolli selgus, meil omavalitsus vastutab kogumise eest, ehk siis, et see kõrge kvaliteediga tooraine oleks ettevõtetele saadaval. Ja lisaks on seal mõned nüansid veel, et seesama, et biojäätmete ringlussevõtt peab olema tagatud sertifitseeritud jaamades ja nii edasi. Ja ringlussevõtu eest lõpuks väga tugevalt vastutab ka tõesti tootja vastutusorganisatsioon. Täna iseenesest olukord ei ole väga hull, et umbes 3/4 meie pakendijäätmetest jõuab ringlusse. See on päris mõistlik tase. Küll suur osa sellest saavutatakse nii nimetatud transpordipakendi kaudu, et see, mis meil siin kodudes tekib, see nimetatud müügipakend, siis ei jõua nii palju ringlusse, kui oleks vaja selleks, et olmejäätmete ringlussevõtu arvu parandada. Ja Eesti Tööandjate Keskliit samamoodi teeb ettepaneku, et ettevõtetel peaks olema rohkem paindlikkust väljuda siis selle korraldatud jäätmeveost. Kuna see on üpris kompleksne ettepanek või tähendab üpris suurt põhimõttelist muudatust korraldatud jäätmeveos, et me jätsime selle järgmisse etappi, ehk siis me käesolevas eelnõus seda lihtsalt ajaliselt ei jõua lahendada. Et see lisaks õiguslikele muudatustele tähendab ka põhjaliku arutelusid siis kohalike omavalitsuste esindajatega ja ka tõenäoliselt mingisugust IT-arendust. Et see paraku nii lühikeses ajaraamis ei ole võimalik, aga me kindlasti tegeleme sellega ja ma olen sellest ka ettevõtetele teada andnud. Ja nüüd Keemialiidu kommentaar oli siis võib-olla vähem konstruktiivne, et seal toodi seda välja, et austus ma ei hakka isegi võib-olla tsiteerima, et mure oli vist selles, et ettepanek oli, et meil võiks olla riigis mingisugune sorteerimistehas, kes siis kogu meie prügi uuesti toodetaks. Iseenesest see aspekt on meie reformis sees, et seesama 14 miljonit eurot ringlussevõtu tööstusele, et sellest on võimalik rajada ka sorteerimistehast. Vabariigi valitsus väga aktiivselt teeb tööd selle nimel, et ka meie planeeringumenetlused oleksid kiiremad, et meie ettevõtlust erinevates kohtades saaks juurde tulla ja investoreid juurde Eestisse, eriti just seda, mis puudutab puhast tööstust. Et siin lihtsalt oli raske aru saada selle väite sisust. Ja nüüd lähen siis härra Krentsi seisukohtade juurde, et käiks need järjest läbi. Et esiteks omavalitsuste hanked eri liikidele ja keegi kommenteeris veel seda, et see võib tõsta halduskoormust. Et siin ma saan tugineda Eesti Linnade Valdade Liidu, kahjuks, need vist ei ole ikka siin, aga nende ametlik seisukoht algsele jäätmereformi eelnõule oli see, et tõesti meedias ja mingil põhjusel see müüt levib, aga see ei ole kuidagi põhjendatud. Et esiteks on omavalitsustel võimalik teha koostööd, nagu täna päris paljud omavalitsused ka teevad. Ja teiseks, ega see omavalitsuste hangete tegemine ei ole mingisugune uus kohustus. Et hanked on nad teinud kogu aeg. Pigem just on eeldus selleks, et need hanked ei siis kujundaks meile sellist monopoli olukorda, mis lõpuks on omavalitsustel endale suur häda ja aeg. Vaid, et nad tõesti tooksid meile selle konkurentsitiheda tööstuse, olgu selleks siis eraldi jäätmekäitlus valdkond, olgu selleks jäätmevedu, ka jäätmejaamade pidamine, et need oleksid kõik selgelt eristatud spetsialiseerumisega valdkonnad. Siis kommentaarid nende kulude osas on hoopis teised võrreldes sellega, mis on meie mõjuanalüüsis kirjas, et ilmselt lihtsalt ei ole jõutud sellega tutvuda. Tõesti, tegemist on värske eelnõuga ja ma saan aru, et see võib-olla vajab veel läbitöötamist, aga kokkuvõttes, nagu ma ütlesin, et kulud ühiskonnale tegelikult vähenevad
ma arvan, et piisab, ma ei hakka siin väga detailidesse minema, aga piisab sellest kommentaarist, et see leibkonna kulu 5 eurot kuus on rahvusvahelisel tasemel väga-väga mõistlik tase, isegi kui teiste riikidega rääkida, on üllatav tase. Seda me hoiame. Inimeste kogukulud, see 50 või 60 miljonit eurot, pigem vähem, see jääb sellisele tasemele, nagu ta täna on. Riigi eelarve vaates tuleb tulusid juurde läbi saastetasude, läbi ka selle, et meie Euroopa Liidu omavahendi makse ringlusse võtmata plastjäätmete eest väheneb umbes 6 miljoni euro võrra aastaks 2030, aga see on siiski kumulatiivne. Ja lõpetuseks siis maksutulu, mis tuleb meile uuelt ringlusse võetu tööstuselt, ja mis ei ole lihtsalt loosung, et seal taga on väga konkreetsed ettevõtted, kes on saanud kas riigi toetust või on avaldanud huvi tulla turule. Et me hindame seda maksutulu ka aastas suurusjärku 5 miljonit eurot aastaks 2030. Ja ettevõtjate seisukohast siis lisaks Tööandjate Keskliidule esitas väga põhjalikud ja head ettepanekud meile Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ka aprillis. Ja nendega oli mitu kohtumist päris töötasandini välja, et kus me võrdlesimegi numbreid ja ühesõnaga seal olid juba küsimused sellel tasemel, et kui mitu eurot tonni kohta siis mingisuguse jäätmeliigi transport maksma läheb ja tegelikult siis jõudsime päris mitme muudatuseni eelnõus, et ühest küljest pakendite tekkekohalt kogumine jääb tiheasustusse, et see kommentaar, et igas metsatalus auto käib, see ei vasta enam tõele, jällegi see on ilmselt piisavalt värske muudatus, et seda arvestada, aga ma seda ütlen välja, et see tõesti saab olema, see tekkekohalt kogumise standard saab olema tiheasustuses. Siis see sama 50 eurosenti pakendi ja konteinerite ühendamise kohta oli ka, tegelikult seal taga on väga põhjalik arvutus, ja see kompenseerib selle, et pakendite kogumine edaspidi on kodude juures, mitte avalikes konteinerites. Avalike konteinerite jäätmetoore paraku ei ole sellise kvaliteediga, nagu oleks vaja. Need ka kipuvad üle täituma, tihtipeale taaskasutusorganisatsioonid neid piisavalt tihti ei tühjenda ja nii edasi, et neid probleeme tegelikult kõik teavad, kes on mööda Eestit ringi sõitnud. Eriti kulmineerib see probleem suvisel ajal. Ja 50 eurosenti pakendi konteinerite ühendamise eest siis tõesti kompenseerib neid lisasõite. Ja vaatan, kas jäi veel midagi olulist vastamata. Ja nõustun sellega, et tänane probleem on see, et hanked on liiga keerulised. Et need hanked, mida me nimetame jäätmeveohangeteks, täna ei ole sisuliselt jäätmeveohanked. Need on jäätmekorralduse terviksüsteemi hanked. Hästi, selles suhtes ongi, need hõlmavad väga palju erinevaid teenuseid, vedu, käitlus, jäätmejaamade pidamine, nii edasi, et sellises olukorras ei saagi meil siia turule tulla täiendavaid ettevõtteid. Sellepärast ongi hädavajalik. Selle reformi üks põhituum on see, et eristada hanked jäätmekäitlusele, jäätmeveole. Jäätmeveo puhul jällegi tulime ettevõtetele vastu, et veohanked peaks eraldama 2, et üks on siis pakendijäätmete vedu, teine on muude segaolmejäätmete vedu. Selleks, et pakendijäätmete veo kulusid siis selgemini pärast katta, sest et see on lõpuks laiendatud tootja vastutuse kulu. Üks aspekt veel, mis läbi käis, et omavalitsused justkui oli kommentaar, et omavalitsused saavad siit mingisuguse lisatuluallika, tegelikult ei saa. Et meie reformi sisu on see, et just omavalitsuste arveldamise poole peal, et omavalitsus saab õiguse, ta saab võimaluse koguda jäätmeveo teenustasu ise. Ta ei pea seda tegema, võib jätta selle vedaja teha, aga ta saab lihtsalt ühe lisavõimaluse juurde. Kui ta seda võimalust kasutab, siis ta peab olema täielikult läbipaistev. Ta peab tooma arvel inimesele välja, mis raha läks jäätmekäitlusele, mis raha läks jäätmeveole, milline raha siis on jäätmeveo ettevalmistuseks või siis jäätmehoolduseks ja milline raha läheb lisateenustele. Ja kusjuures ka lisateenuste kulu väheneb inimese jaoks. Nii et
tegemist on väga suure reformiga ja see on täiesti arusaadav, et siin erinevast detailidest võib erinevalt aru saada. Sellepärast ma tänan selle võimaluse eest seda terviklikult täna käsitleda. Aitäh. Ja aitäh, härra Jaanisoo. Jah, ma vaatasin ka, et selles viimases kooskõlastustabelis tööandjate 7 põhimõttelisest ettepanekust on ühe puhul seda, ma saan aru, arvestati, mis puudutas tööandjate nõudmist lisabürokraatiat mitte mingil juhul kehtestada ja siis need saatelehtede puhul tõepoolest viimasel eelnõu versioonis saatelehtede esitlemise aruandlus viiti kvartaalseks. See oli vist siis nii-öelda tulek. Aga ma võtsin ja lugesin läbi selle mõjuanalüüsi. Ja nüüd ma veidikene, ma vaatan, see on niisugune Hercule Poirot asi, et tuvastada nüüd makrotasemel seda, et kui ma jälgi ajada, et seal nüüd antud juhul me räägime finantsmajanduslikust või rahalisest koormusest, mis lõpuks jõuab ikkagi välja, me eeldame, et ta peaks jõudma teoorias välja lõpptarbijani, olgu poes asjade ostjana või siis tegelikult jäätmete tekitajana, siis kodu või tööstusjäätmete tekitajana. Ja ma toon teile nagu näite selle kohta, et ma küsiksin, et kuidas me jõuaksime selleni, kuna siin esitas Ringmajanduse Liidu esindaja, ma saan aru, kui me võtame välja erinevad koormused, mis on konkreetse kvantitatiivse numbri suurusjärk 75 miljonit eurot. Kui ma nüüd võtan selle mõjuanalüüsi taseme välja, siis siin öeldakse, et ma tsiteerin, et kui jäätmete kõrvaldamise saastetasu määr tõuseb 90 euroni tonni kohta, siis see tähendab seda, et nende 4 ettevõtte puhul, kes praegu sellega tegelevad, moodustab ladestustasu tõus keskmiselt 105% teenitud senisest 23. aasta kasumist. Ja kui siis jääks see samale, tähendab siis kõik ettevõtted teenivad kahjumit. Antud juhul peaksid ettevõtted, ütleb mõjuanalüüs, viima ladestustasu tõusuga jõulisemalt vastuvõttu tasusse. Aga mida see tegelikult tähendab? Siis konkreetselt kvantitatiivselt numbrites me seda vastust ei saa. Hästi, kui sealt nüüd põrgab edasi, et peaksid tasusse viima, siis me jõuame vedajate juurde, kes omakorda veavadki sinna ju. 560 registreeritud vedajat. Ja siin öeldakse, et see tähendab tavajäätmete ladestustasu tõus, tähendab hinnatõusu jäätmevedajatele, kui veetavad jäätmed suunataks prügilasse ladestamiseks. See ongi siis käitumusliku tõenäosuse oletus. Ja kui olmejäätmete vedu teostatakse jäätmeveole hankelepingu alusel, siis sõltub jäätmevedaja võimalus taotleda hankijalt jäätmeveo teenustasu tõusu korraldatud jäätmeveo hanke tingimusteks. See ei ole kvantitatiivne kategooria nüüd öelda, et kuidas me mingite reeglite või tasude määrade uute jõustamisega, et mis on tegelikult selle reaalne mõju. Samamoodi energias, see tähendab siis tavajäätmete põletamisele, energiakasutusele eesmärgil, et kui kogu jäätmete energiakasutuse tasu suunatakse vastuvõtutasusse, siis jääb vastuvõtutasu, tuleb kaasa 1,7–1,9 kordne hinnatõus. Aga see ei mõjutaks ettevõtte ärikasumit, kuid arvestades, et väravhinna tõus toob kaasa põletatavate jäätmete koguse langust, mis on käesoleva eelnõuga soovitud eesmärk sulgudes, siis tõenäoliselt vähenevad ettevõtte käive ja ka kasum. Aga see minu meelest ei ole nagu mõjuanalüüs, kui me ütleme, et ühel puhul öeldakse, et tõenäoliselt ettevõtte käive ja kasum väheneb, teisel juhul öeldakse, et küllap nad tõstavad hindu. Et mis siis tegelikult, mu küsimus on, et kui siin oli konkreetne loogika, et täiendavat halduskoormust, antud juhul nende tasude tõusude puhul, ja me saame võtta viiludeks need tasud läbi vaadata, eks ole, hakkame peale ladestustasu tõus, nõnda edasi, et mis siis tegelikult see täiendav koormus ühiskonnale on, sest selles loogikas, kui te ütlete, et otse kui jäätmevedu peaks minema odavamaks, siis kui koormus ühiskonnale peale tekib täiendavalt ja lisaks ka tekib peale puhtalt halduslik opereerimine nende lisakastide ja kõige selle muuga, siis on ju selge, et keegi selle lõpuks ju kinni peab maksma. Ja küsimus on, et mis see on kvantitatiivselt väljendatuna. Et mõjuanalüüsist mõjuanalüüs on pikk ja põhjalik ja ta kirjeldab käitumuslikke muutusi ja möönab seda, et kellelgi väheneb kasum, kellelgi hinnad tõusevad, aga kellel ja kui palju seda vastust seal ei ole. Jaa, aitäh hea küsimuse eest ja vastata lühidalt, et tegelikult ühiskonnale kogukulu väheneb, nagu ma ütlesin alguses ka. Ja põhjus on tegelikult väga lihtne, et lähtub ju eesmärgist, et miks me üldse seda tasu tõstame, see ei ole lihtsalt riigieelarve täitmise eesmärk. See on selleks, et viia paremasse proportsiooni ringlusse võtu toiming võrreldes ladestamisega ja põletamisega. Ladestamine, nagu ka Soomes ja Rootsis,
ei tohiks olla üldse nii suur kui täna, et see peaks olema tegelikult nullilähedane. Kui me vaatame, siis võib-olla siis tulen korra numbrite juurde, et olmejäätmete viimine ladestusse ja põletamisse, et see maht on kokku, põletamine pluss ladestamine umbes 300 000 tonni, ma räägin ümmarguste numbritega, siis pärast reformi selleks üldse, et ringlussevõtu eesmärke täita, saab see olema umbes 150 000 tonni, ehk siis olmejäätmete suunamine ebasoositud käitlusviisidesse saab olema 2 korda väiksemas mahus. Ja kui me räägime praegu nendest saastetasudest, saastetasu siis tonni kohta lisab hinnale 40–60% sõltuvad käitlusviisist. Et tegelikult me hoiame raha kokku. Aga ma saan aru, et siin võib-olla mõjuanalüüsis on ühesõnaga käsitlus on detailsem, aga hästi lühidalt kokkuvõttes ühiskond hoiab sellest raha kokku. Täpsustan ja siis on härra Võrklaev. Aga kui te ütlete, et hoiab raha kokku, et kui ma saan aru, et siis me võiksime väita nõnda, et ühiskonnal on nagu ütleme kategooria 1 jäätmestest vabanemise ühiskondlik koormuse kulu. Ütleme, me püsitaks selle niisuguse väitena siis. Et kui palju see on siis teie hinnangul kvantitiivselt, see on täna, ma ei tea, ütleme siis 24. aastal või 23. aastal, palju see, küllap ta suurusjärgus on sarnane, ja mis siis see ühiskondlik kulu kõigi nende pakendite, jäätmete, kes toodab energiat sealt, kes opereerib sellega, mis see ühiskondlik kulu siis selles loogikas on, sest küsimus on selles, et riigi raha pannakse sinna sisse, Euroopa Liidu raha, te mainisite üleminekuperioodi 100 miljonit sisse, 10 miljonites eurodes vähemasti siis need ju kulud kasvavad, töökoormus kasvab ja siis korraga ühiskond hoiab seda raha kokku. Palju praegu siis teie hinnangul seda kulu ühiskonnale moodustab jäätmete opereerimisest ja mis see kulunumber siis ühiskonnal on pärast selle reformi täies mahus realiseerimist? See, et töökoormus kasvab, see on siis meelevaldne järeldus, sest kokkuvõttes töökoormus väheneb läbi digitaalsele aruandlusele ülemineku, läbi selle, et omavalitsused teevad rohkem koostööd, mida on ka siis tagasisidestajad meile öelnud. Kogu kulu ühiskonnale, mul siin selles suhtes täppis kalkulaatorid kaasas ei ole, eks ju, aga ma saan rääkida hästi üldiste numbrite baasil, et nagu juttu oli, siis kulu inimesele arvete peal on siis umbes 50–60 miljonit eurot, sõltuvad sellest, mis lisateenused arvestad sinna sisse või mitte ja igasugused muid eripärasid ka ja aastate põhist erisust. Kulud tootjatele täna on 14 miljonit eurot. See on see, mis on siis tootjavastutusorganisatsioonide kogu käive. Tänane kulu. Tegelikult, kuna me opereerime siin 2–3 aasta vanuste andmetega, mis on tegelikult päris suur probleem, seda me lahendame reformiga, aga see on siis enam-vähem siis suurusjärgus täna ka selline. Ning sellele lisandub otsese siis jäätmehoolduse vaates omavalitsuste kulu, mis on suurusjärgus 20 miljonit eurot otse omavalitsuste eelarvest. Ja sinna otsa siis tegelikult võiks arvestada minu hinnangul ka selle Euroopa Liidu plastitasu, mida riik tasub siis otse Euroopa Liidu eelarves selle ringlusse võtmata plasti eest. Ja homne pilt on siis suures jaos sarnane inimese vaates, et jätkuvalt me räägime sellest 50 või 60 miljonist eurost. Tootja vaates, nagu ma ütlesin, siis lisavedude osa tootjakuludes ei kajastu. Aga jah, tuleb siis sellele 3/4, mis täna pakendiorganisatsioonid juba ringlusse võtavad, tuleb võtta rohkem ringlusse, ehk siis selle võrra võib teatud kulu juurde tulla puhtalt sellepärast, et ringlusse võtta on kallim võrreldes tänase põletusega. Ja siin me räägime suurusjärgust, ma ei tea, 1 miljon, 2 miljonit, kõige radikaalsemal juhul 3 miljonit. Ning lõpetuseks riigieelarve pool, et riigieelarvel siis põletuse saastetasust ja ladestuse saastetasust on alguses tulu umbes 20 miljonit eurot. See väheneb kooskõlas segaolmejäätmete mahu vähenemisega siis 2 korda. Et lõpuks aastaks 2030 meil on saastetasudest riigieelarve tulu umbes 10 miljonit eurot.
ja väheneb ka see Euroopa Liidule makstav plastitasu, niinimetatud siis plastitasu umbes 6 miljoni euro võrra. Ja lisandub maksutulu uuest puhtast tööstusest ja väheneb muidugi ka siis palju räägitud jäätmetrahvi risk, et mida on väga raske muidugi numbritesse panna. Aitäh. Nii, härra Võrklaev. Ja aitäh, mul paar küsimust, et kui nüüd see loogika, mis tundub pigem nagu tervitatav, et see, kes sorteerib, selle jaoks on soodsam ja see, kes ei sorteeri, selle jaoks on kallim, et ka praegu ju osad eramajapidamised, kortermajad sorteerivad, on kõik konteinerid olemas, need 4 või 5 pakend, paber, segaolme, bio, et kas võib ka juhtuda, et nende jaoks läheb siis nüüd vedu hoopis odavamaks, sellepärast et nemad juba praegu teevad seda. Nüüd, kui tuleb selline soosimine, olmet on vähem, et töösõnad, kas läheb odavamaks. Ja teine küsimus on see, et ma saan aru, et tiheasumis me lähme nüüd täielikult kohtkogumise peale. Et mulle endale tundub see väga tervitatav, sellepärast et kui siin esimees küsis ka kulude kohta, siis kas keegi on kunagi proovinud kokku arvutada, et palju need eraisikute jäätmeringid nendel inimestel, kes sorteerivad ja neid kohusetundlikult selle avalikesse konteineritesse viivad, eeskätt pakendist räägime, et palju need ringid maksma lähevad nii ajas kui kütusekuluna, et see on väga tervitatav, kui me nendest lahti saame. Ja siis äkki te oskate ka selgitada, et mis seal taustal siis juhtub selle avalike pakendi, konteinerite ja tootevastutussüsteemiga, et kui tiheasustuses toimub kohtkogumine, siis tegelikult ju nende huvi peaks olema see pakend kätte saada, mis praegu toimub selle pakendi võrgustikuga, on ju. Et kas nemad kuidagi siis, kuidas nemad oma rahaga või sellega tootjavastutusorganisatsiooniga sinna mängu tulevad. Ja kui nüüd tiheasustuses enam seda võrgustikku justkui vaja pole, siis kas see hajaasustuses jääb, kas seal läheb midagi tihedamaks, et inimesed ei peaks nii suuri jäätmeringe ise tegema. Et mis seal siis toimuma hakkab, et äkki saate seda poolt ka niimoodi avada natuke. Aitäh. Aitäh. Kas võib odavamaks minna? Tihtipeale küsitakse just seda, et kui palju kulud muutuvad täna võrreldes, homme võrreldes tänasega ja sellele on väga raske olnud vastata, sellepärast, et tõesti üle Eesti täpselt sarnaste sortimislahenduste puhul võib kulu leibkonnal erineda kuni 10 korda. Kellel siis rohkem, kellel vähem. Üks näide on Hiiumaa, kus väga eeskujuliku sorteerimislahenduse puhul ikkagi tuleb välja käia rohkem kui 10 eurot kuus. Et tegemist on sellise ebasoodsa konkurentsi olukorra tulemusega. Tiheasustuse iseloom ei mängi siin erilist rolli, sest et jäätmevedu ise kogu käitluse kulust ei moodusta liiga suurt osa. Siis kohtkogumine, inimeste kulude kokkuhoid, see on hästi hea kommentaar ja sellega tegelikult on ka varem juba kehtivas seaduses arvestatud, et kehtivas seaduses ka, et kui omavalitsus otsustab siis otsustab oma territooriumil ise korraldada pakendijäätmete kogumist tekkekohalt, mida muideks 10 omavalitsust juba teinud, siis seaduse sätete järgi tohib inimeselt siis selle konteineri tühjenduse eest võtta raha kuni 30 eurosenti. Ja see arvestus tehti, jään nüüd selle aastanumbri võlgu, aga päris mitu aastat tagasi, kui just hinnati seda sama siis inimese enda kulu siin avaliku konteineri sõitmise eest. Ja seda siis võetigi hästi keskelt läbi 30 eurosendi suurusjärgus. Et see on tegelikult kokkuhoid, mis nüüd tuleb, et kui üle Eesti lisaks nendele 10 omavalitsusele see tekkekohalt kogumine normiks saab. Aga selle juures on nüüd hästi oluline aspekt, et siin
tõesti on need väga-väga tublid omavalitsused, 10 tükki, noh, võime näiteks võtta Põltsamaa, Valga, Paide, Tõrva, kes on läinud põhimõtteliselt selle süsteemi üle, nagu me jäätmereformiga taotleme. Aga nad on seadnud ennast kahjuks, kui tõesti see on tegelikult seaduse probleem, et nad on seadnud ennast sellesse olukorda, kus nad peavad jõudma kokkuleppele iga hanke järel taaskasutusorganisatsioonidega. Ja praegune trend on see, et taaskasutusorganisatsioonid ei ole kuigi varmad omavalitsustega kokkuleppele jõudma. Et võib tekkida risk, et need 10 omavalitsust järgmisel perioodil kaotavad selle kohtkogumise ütleme siis kompensatsiooni tootjatelt sellises mahus nagu täna, nagu seadus ette näeb. Ja see võib kaasa tuua selle, et see teenus kaob ja me võime siin spekuleerida selle üle, millist pahameelt see võib tekitada inimestes, kes on selle keskkonnateadlikkuse huvides ja üldse oma elukorralduse huvides sellele süsteemile üle läinud ja on tegelikult selle üle uhked. Ja kolmas küsimus, mis puudutab hajaasustust, üleüldse seda taaskasutusorganisatsiooni rolli, et nagu ma ütlesin, siis me need rollid saame paremini paika. Meil ei ole enam mingit paralleelseid veoringe, meil praegu on ju nii, et segavõlmejäätmeid, biojäätmeid kogutakse läbi omavalitsuse korralduse, taaskasutusorganisatsioonid sõidavad kolm erinevat organisatsiooni, nende autod sõidavad paralleelselt mööda linnu ringi. Edaspidi on siis ka avaliku konteinerite tühjendamine korraldatud ühtselt ehk siis ühe omavalitsuse hanke kaudu ja need jäätmed antakse siis üle taaskasutusorganisatsioonidele väga kindlatel tingimustel. Ja siin üks arutelu kohta ettevõtjatega oli ka, mis viimasel kuul sai lahenduse, et milline tohib olla selle pakendijäätme kvaliteedi tase. Et selleks, et omavalitsus annab selle materjali taaskasutusorganisatsioonidele üle, on tootjatel muidugi õigustatud ootus, et see materjal on kõrge kvaliteediga. Kui varem eelnõus oli sees, siis et see võõrise hulk ehk siis rikutuse hulk või segapakendis võib olla kuni 15%, siis nüüd pärast neid läbirääkimisi ja põhjendatud otsuseid viidi tasemele 5%, mis tähendab, et see jäätmematerjal peab olema üksjagu kvaliteetne. See ei tähenda muidugi seda, et nüüd neid pakendeid peab hakkama kõik läbi pesema ja nõudepesumasinasse panema, aga ikkagi nad peavad olema tühjad, nagu on ka üldine kommunikatsioon olnud, et pakend peab olema mitte pestud, aga tühi. Ja kui sellisel kujul on konteinerites õige materjal, et sinna ei panda biojäätmeid või mingeid muid jäätmeid, siis on see ühesõnaga omavalitsuse ülesanne tehtud, saab materjalid taaskasutusorganisatsioonidele üle anda ja hajaasustuses siis tegelikult see toimib samamoodi. Ilmselt paljudes kohtades avalik kogumine säilib sarnasel kujul nagu täna. Omavalitsus saab seal paremini muidugi hinnata, et kus on need kõige paremad kohad, kus inimesed käivad ja et just tulla inimestele mõnes mõttes vastu ka, et need konteinerid asuksid sellised parimates kohtades, kus saab selle materjali kvaliteetselt kätte. Et siin riik ei jõua päris igale poole üle Eesti ja igas kohas konkreetselt ette näidata, kus need konteinerid peaksid olema, kui tihedalt neid tühjendada ja nii edasi. Aga see ongi nüüd omavalitsuse roll, et ka siis tagada selle, et need konteinerid asuvad õigetes kohtades, et nad oleksid regulaarselt tühjendatud, et nad ei oleks üle täitunud. Tihtipeale ka täna omavalitsus jageleb selle probleemiga, et need ületäitunud konteinerid kipuvad üle ajama, sinna tuuakse juba ümber konteineri erinevaid kotte ja mitte ainult seda konkreetset jäädet, vaid siin ehitusjäätmeid ja igasugust muud kraami, mida võib juba prügiks nimetada. Et sellest murest tegelikult me saame pärast jäätmereformi lahti. Nii, lühike repliik veel ja siis on härra Grentsil tähelepanek. Ja see on väga positiivne, sest minu meelest need taaskäitlusorganisatsioonid, kuidas täpne mõiste on, et täna nad liiga palju minu meelest ei tunne muret selle üle, kui puhas see jääde on, sest et muidu tühjendatakse neid avalikke konteinerid ka natuke kiiremini, mitte siis, kui omavalitsus 10 korda peab paluma, et plats puhtaks saaks. Ehk et kindlasti, kui on koht kogumine, siis inimene paneb sinna sama liigilist jäädet ja ma arvan, et ei ole põhjust rääkida mingi paki pesemisest, et tegelik probleem tekib ju sealt, kus avalikku konteinerisse viiakse lihtsalt pahatahtlikult olmejäätmeid või mingit muud jama ja siis rikub kogu selle pakendi ära, mida siis mingid inimesed on kohusetundlikult sorteerinud ja oma autoga sinna kohale viinud, aga see küsimus jäigi nüüd natukene vastuseta,
et needsamad näite 10 omavalitsusest, kus praegu see kohtkogumine tiheasutuses toimub, ja te ütlesite, et need siis tootjavastutusorganisatsioonid KOV-iga kokkuleppel praegu sinna süsteemi siis ikkagi panustavad või, sest et tegelikult tehakse nende eest töö, tähendab, et see on normaalne, sest et nende huvi on paljudel loomulikult, et inimene sõidaks ise oma autoga ja viiks jäätmed ära, aga siis maksab inimene selle oma taskust kinni, et kas nad siis praegu panustavad seal 10 omavalitsuses, ma saan aru, et panustavad ja kuidas nad siis tulevikus panustama hakkavad, et ma saan aru, siis ta läheb kohustuslikuks? Ja tulevikus ongi siis, ma alustan tänasest olukorrast, et täna kuni 30 eurosenti ühendamise kohta on inimese kulu ja kõik ülejäänud on tootja kulu. Okay. Et tootjad, see ongi kokkuleppe sisu paljuski, et kuidas see kompenseerimine käib. Tulevikus on nii, et kuna omavalitsus ise siis korraldab jäätmete veo, siis, ja see on ka põhjus, miks meil pakend jäätmete vedu on täiesti eraldi hankes, eraldi lepingus, et selle kulu kuni siis 50 eurosenti konteineride ühenduse eest kompenseerib tootjavastutusorganisatsioon. Väga mõistlik. Nii, aga kuulan ja imestan. Tähendab, meil on küsimus selles, et meil on, härra Jaanise ütles, et see läheb ühiskonnale, üldse koormus läheb odavamaks. Ja me võtsime põhielemendid, jätame selle Euroopa Liidu makse nüüd kõrvale selle plasti puhul, aga et siis nii-öelda kodutarbijale nimetame nii seda siis, et on suurusjärgus 50 miljonit, see jääb samaks, et siis pärast reformi 14 miljonit tootjatele, siis 20 veel lisaks, et kokku 84. Nüüd ja suurusjärgus, et läheb odavamaks. Samas Ringmajanduse Liit toob välja nende tasudega, mis on konkreetsed tasud, mis puudutavad siis põletamistasu, ladestamistasu, omavalitsuse käitlustasu, mida saab kehtestada ja siis veel ka nüüd, ma saan aru, siis segaolmejäätmete sorteerimise pakenditasu tootjatele, mis on tegelikkuses siis, et kuidas see paradoks siis nüüd on nii erineva põhimõtteliselt erinevad seisukohad, kas läheb ühiskonnale odavamaks või tegelikult läheb kallimaks. Et kirjeldage siis äkki härra Kents veel oma poolt välja, näiteks võtame selle näite segaolmejäätmete sorteerimise siis, et need pakendid kätte saada, mis ma saan aru tootjatele koormusena tekib. Palju see koormus siis teie prognoosina tootjatele saab olema 26. aastast, kui see jõustatakse? No see on nüüd, täpsustame, et see on nüüd see liigiti kogutud segapakendi jäätmed, mida on täna segaolmes circa 100 000 tonni aastas, nagu kogusena. Et kui see nüüd välja võetakse inimeste poolt, siis tähendab seda, et circa 160 eurot on tonni kohta täna sorteerimiskulu, eks ju. See võib veel tõusta, eks ju, selles mõttes, et ka see sorteerimiskulu võib tõusta seoses põletusmaksuga. Et ehk, et 160 eurot tonni kohta pluss või korrutada siis läbi 100 000 tonni aastas on võimalik seda segapakendi jäädet sealt segaolmest välja võtta. Ehk, et tegelikkuses ei lähe ju odavamaks. Et ta ju ikkagi tõuseb see koormus. Et keegi peab, seda ilmselt peavad hakkama tootjad maksma, siis pakendite maaletoojad või kaupade maaletoojad, ja nad küsivad selle ju elanikult, nad küsivad selle toote hinnale, panevad juurde ju. See ei saa ju turule hulkuma jääda, selles mõttes, et ükski tootja ei ole nõus ju kandma ise seda täiendavat lisa. Ehk et tootjavastutusorganisatsioonidele tuleb koormus, lisakoormus, aga tootjavastutusorganisatsioonid on kes? Tootjavastutusorganisatsioonid on tootjate esindajad, ehk et kaubandus ja nende esindajad, kes siis kelle käest küsitakse raha ära. Kas ma eksin, aga tootjavastutusorganisatsioonil on juba praegu ju see kohustus need jäätmed kätte saada, ehk et me poes, kui me ostame paki juustu, siis ma maksan selle eest, et see pakend jõuaks nõuetekohaselt sorteerimisse. Lihtsalt praegu see solus on see, et pakend või tootja jaoks on see puhas pluss, kui ma viskan selle põletusse ja tema ei pea sellega hiljem enam tegelema. Ehk et tegelikult on see kõik tarbija poolt juba kinni makstud. Et see töö on praegu poolikult tehtud või tegemata, ei ole õigustus selleks, et öelda, et nüüd on ma hinde tõsta. Kas ma eksin? Täpselt õige kommentaar, et täna need, kes siis segaolme jäätmetesse oma pakendid viskavad, maksavad pakendite käitluse eest 3 korda. Et ma ei tea, kui tõhus see lahendus on, aga maksame just toote hinnas, maksame siis, kui me anname oma segaolme jäätmed üle ja maksame ka maksumaksjana läbi Euroopa Liidu siis selle plastitasu. Ma olen sellega nõus, et ainukene tasu, mis on täna võiks väheneda, on plastitasu. Aga muud tasud on ju nii, et
seaduses on ära määratletud pakendiorganisatsioonide kohustused, missugune peab täna olema see võrk, eks ju, ja kuhu sa panna saad, et kõikidel tarbijatel on õigus tasuta ära anda oma pakendid, eks ju. See, kui ta viskab selle pakendi sinna segaolmesse, on tarbija nagu käitumuslik teema, eks ju. Et selles mõttes, et selle võrra, kui hakkab pakendeid rohkem tulema, kehtestatakse ju kõrgemad tootjavastutuse ringlusse võetud. Ei ole, need on ju praegu olemas ja praegu ongi ju nende samade tootjavastutusorganisatsioonide asi see pakend kätte saada, ehk et kui nende huvi oleks natukenegi tulla minu laia taha ja võtta see sealt ära, mitte et ma pean valima, et kas ma laon selle endale auto peale ja teen paarikiltsase ringi oma ajast ja kütusekulust, et ma maksan veel selle eest, mille eest ma olen juba juustu ostes maksnud. Et praegu on see kulu lükatud lihtsalt inimese kaela ja nagu välja tuleb 3 korda, et see argument on absoluutselt praegu maha võetud. Inimene lihtsalt maksab nüüd 1 korra selle eest, mida ta on praegu pidanud maksma 3 korda. Lisaks see, et kui ma olen vastutustundlik tarbija, siis ma lähen teen oma autoga seda jäätmeringi iga pühapäev, mis on ka minu jaoks kulu, nii aeg kui kütus. Jaa, et ma arvan, et see on väga õige, et härra Võrklaev hakkas uurima, andis selle küsimuse, mis puudutab nii-öelda ka ühiskondliku ressursi mõttes töökoormus inimestel. Härra Jaanisoo, et ütleme see, kui tulevad need 4 eraldi kasti, eks ole, 1–4 eramajades kasti, 4 kasti kõigis kortermajades, kui palju see inimeste aeg on siis nende sorteerimisega, et kui me räägime, me võime eakate inimeste puhul võime polemiseerida, kas see on siis vaba ajale minev aeg või nii-öelda, aga ütleme ka tööealise ühiskonnas, kui palju inimaega mahuliselt see läheb, see tegelikult sellega nii-öelda nende nüüd täiendavalt detailsemalt jäätmete opereerimine, olete te seda hinnanud ka? Ja vabandust, ma pean sellele vastamiseks küsima, millise alternatiivkuluga ma pean arvestama? Ei, ma küsimus on see, et alternatiivkulu on üks asi on ökoloogilised eesmärgid ja muud küsimused, mis on loomulikult alternatiivkulu loogika ka, mida tuleb võtta arvesse tervikuna, aga küsimus on lihtsalt, et arusaadavalt nagu näide oli, et kui ma sõidan linna teise otsa, eks ole, siis on loomulikult inimesel läheb veel aega, ütleme, ta veab seal kuuski või midagi ära, aga patareisid, aga küsimus on nüüd praegu selle nii-öelda olmejäätmete detailsemaks sorteerimiseks mineku puhul, et üks asi on nüüd, mis on ajakulu inimestel ühiskonnas. See on see küsimus. Me ei räägi praegu rahakulust prügiarveks, siin on, ma saan aru, siin on Kliimaministeerium on ühe väite esitanud, mis puudutab seda sorteeritud jäätmete puhul 5 eurot, eks ole, et siis alternatiivkulu on kõrgem. Ma võin sellele ise vastata, et ajakulu ju väheneb, sellepärast, et kui praegu ma pean sorteerin vastutustundliku kodanikuna ja ka seetõttu, et ma olmeprügi vähem tekitaks, ehk et mul oleks väiksem veoarve, et ma ei peaks olmeprügikastiga käima iga päev õues, vaid võin käia teda 3 päeva tagant tühjendamas näiteks, et kui mul tulevad need konteinerid maja juurde, siis ma ei pea tegema seda sõiduringi pühapäeval, kus ma jäätmed viin erinevatesse kohtadesse, jäätmejaama, pakendikogumispunkti, jumal teab veel kuhu, et seda ei ole, olmeprügi pean vähem välja viima ja see konteinerivõrk tekib mulle maja juurde, ehk et ajakulu väheneb. See, et ma tõstan papi ja selle konservipurgi nagu eraldi hunnikusse endal kodus välja, see ei ole ajakulu ju. Et praegu on see ajakulu oluliselt suurem, kui ma pean neid jäätmeringe ise tegema, nüüd hakkab tegema seda minu eest see, kes selle eest raha on saanud poes, kui ma olen paki ostnud. Mind üllatab veidikene, ma küsin kohe Ringmajanduse Liidult ja siis on Jaanisoo, et segajäätmete sorteerimist, et sellel ei ole kulu. Et ma siiski küsiks nüüd et ütleme, kui me ütleme, et inimesel ei ole kulu selle sorteerimisega, et see on, siis ütled, et see on nagu meelelauduslik midagi muud, et aga ma küsin tööstuslikult seda, et kui nüüd jäätmeettevõtte sorteerib seda, kas jäätmeettevõtte käsitleb seda siiski kuluna, kas sellel on ka tonni mõttes on sellel ka rahaline arvestus, et kujutame ette, et elab hiiglane, eks kuskil Nõmmel või Raplas, eks ole, et hiiglane toodab tööstuslikus koguses jäätmeid, eks ole, ja oma vaba aja kulutab sinna sorteerimisse, kujutame ette, et nüüd ettevõtte teeks hiiglase eest töö ära, et sellel on mingisugune rahaline arvestus turul, et palju siis on jäätmete sorteerimise rahaline kulu? Jäätmete sorteerimise rahaline kulu tänastes hindades on kuskil ikkagi just selle, ütleme, pakendi ja segaolme sellises, kus soovitakse kätte seda plasti ja nii edasi, siis ikkagi on circa 160 eurot tonn, eks ju, et see ei ole täna kuidagi odav.
ja see kulu ka sellega, et kui liigiti inimene täna kogub, ega see kuskil ära ei kao, see tuleb ju lihtsalt, kui täna läks suur osa, siis jäätmetest läks otse põletusse, energia ja soojade tootmiseks, siis nüüd ikkagi paneme selle 100 000 tonni siis sellesse majandusse, siis sellele kohe järgneb kulu. Et see tuleb ju kuskilt, see tuleb kinni maksta. Et see jää ju kuskil niimoodi, et lihtsalt töö saab tehtud. Ma saan aru, et vabandust, ma nüüd täpsustan üle, nüüd ütleme tõesti seda, et härra Jaanisoolt, et selgitada, kuna siin kõlab erinevad väited on, eks ole. Et härra Jaanisoo ütleb, et see lisakulu kaasa ei too, et tootjate puhul praegu see pakendi sealt siis äravõtmine või eemaldamine seal pakendite puhul, kui pakendi osa on ära võetud. Et täiendavat kulu see ühiskonnale kaasa ei too. Teie ringmajanduse vaates on, et ta lõpuks jõuab ikkagi see täiendav kulu on selle 100 000 tonni opereerimine ja see jõuab ikkagi lõpptarbijane, on see teie majanduslik mõttekäik, ütleme, jäätmemajanduse loogikas täiendavalt, mitte me ei räägi olemasolevatest siis pakenditasudest. Ja täpsustame selle üle, see härra Jaanisoo. Me siin laua taga ei jõua, ütleme, ma arvan üksteise mõistmisele, sest et see kulu, millest me räägime, see 160 € tonn, mis kusjuures on pigem üle hinnatud kulu, et kaasaegsed sortimistehased, sortimisliinid on pigem väiksema kuluga. Me siin räägime ainult sellest segapakendi fraktsioonist. See on plast ja metall. Siin me räägime materjali mahu kasvust heal juhul 20 000 tonni aastas. Ma vabandan siis, et küsimus on selles, et kas see toob kaasa lisakulu ühiskonnale siis või tootjatele? Nagu ma ütlesin, et see võib tuua 2, äärmisel juhul 3 miljonit eurot lisakulu tootjatele. Et nüüd on arvestus on, et see on siis, et ütleme, teie eeldate, et see on 20 000 tonni korrutada, ma ei tea, kas see suurusjärk 160 € on õige, sellise tehte toob kaasa. Ja Ringmajanduse Liit väidab, et see võib olla suurusjärk 100 000 tonni. Nii et siin ikkagi lisakulus on juttu. Juustupakkidega tegemist ikkagi ei ole siin. On selles mõttes, et kuidas ta saab, see kulu on ju see, mis praegu ostja maksab juba poes kinni. Lihtsalt praegu see organisatsioon seda kulu ei kanna, kuna see läheb põletusse või ladestusse ja ta pääseb sellest kulust. Ehk et see raha jääb nii-öelda, inimene on selle kinni maksnud, aga ettevõtja seda kulu ei tee, kuigi tal on see kohustus. Nüüd on see, et inimene maksab jätkuvalt seda kinni nii palju, kui ta praegu on, aga ettevõtja peab nüüd oma kohustuse ära täitma ja selles vaates on see loomulikult talle lisakulu, mida ta praegu lihtsalt ei tee, kuigi ta peaks tegema. Aga inimese vaates on selle eest juba kinni makstud ja kui see inimesel viiakse aia tagant ära, siis ta täiendavalt selle eest ei maksa. Praegu, kui see läheb C3-sse, ta maksab C3 eest, siis ta maksab selle eest teist ja kolmandat korda. Me räägime valesti, siin me lähevadki asjad sessi, ma vabandan ka. Me saan aru, et meie rehkendame seda, et ettevõtjatele lisakulu, see on bursuide kulu ja see ei ole kulu eraldi võetuna. Me arvestame ainult kodutarbija kulusid, et bursuidel, mis kulu tekib, see on, las nemad saavad ise. Ma kutsuks üles esimest ettevõtjaid mitte bursuideks nimetama. Te ütlesite, et ettevõtjale tekib kulu, ei ole kulu selles loogikas, et see, mis kulu inimesele. Ta ei ole see kulu on juba ettevõtjale praegu kompenseeritud, ehk et inimene maksab seda kulu ka praegu, aga ettevõtja seda ümbertöötlemiseks ei kasuta, sellepärast, et inimene ei pane seda juustupakki, ei sorteeri ära, vaid paneb selle C3-sse ja maksab selle veo eest ka veel kinni. Aga see on väga oluline põhimõtte küsimus, võib-olla meil ongi terminoloogiline erinevus. Mu küsimus on, et kui ladestamistasu tõuseb, kas sellega kaasneb kulu ja kellele see kulu kaasneb siis? Kas ettevõttele või lõpptarbijale? Võiks siis... Et saada aru nüüd, kui me räägime kuludest üldse. Vabandust, me räägime ringiratast. Ma mainisin juba korra seda, et ladestamine peab jõudma umbes 0 lähedaseks aastaks 2030. Ja sellest meil ei teki mingit kulu ega tulu. Et riigieelarve vaates siin mõju ei ole sisuliselt. No mitu tonni meil täna tegelikult, kui me räägime 26 aastat, kas teie prognoosite, et tarbimiskäitumine regulatiivse muutmisega prügi ladestamist 26. aastal enam ei tekitagi üldse? Ei, mitte sellest, et lihtsalt majanduslik vaade, et ladestamist sisuliselt vaja ei ole. Läbi saastetasu tõusu ja läbi selle, et meil tegelikult tekib sellist mitte ringlusse võetavat segaolmejäädet vähem. Me jõuame selleni, et kogu siis liigiti kogumata
segaolmejääde läheb põletusse. No see on täpselt analoogne olukord, nagu on täna Soomes või Rootsis. Jah. See tähendab, et palju meil jäätmeid ladestati siin kuskil 170 000 tonni? Ei, ladestatakse kuskil 50-60 000 tonni 50 000 tonni. Ja teie eeldus on, et ladestamistasu tõusuga lähemas tulevikus see tähendab seda, et see ei hakata ladestama, siis kogu reformi tõusu mõte, vaid see läheb hoopis põletamisele, mille tasu ka tõuseb. Osa sellest, aga siiski, nagu ma ütlesin, et me peaksime vaatama ladestamist ja põletamist koos. Et täna on kogu olmejäätmete maht, segaolmejäätmete maht, mis läheb ladestusse ja põletusse 300 000 tonni. Pärast reformi saab see olema 150 000 tonni. Ja kui täna sellest suur osa on põletuses, osa on ladestuses, siis homme on kõik see segaolmejäätme maht põletuses. Nii, võtame siin Iru ja võtame siis hästi kogu põletuse mahu. Palju Eesti turu põletuse maht on? Suurusjärk 240 000 tonni. 240 000 tonni. Nüüd me eeldame, et pärast seaduse jõustumist, või me eeldame, et regulatiivne, maksuline ja koormuslik muudatus, kui palju siis põletatakse? Aasta 2030 umbes 150 000 tonni. Ja see tegelikult arvutus tuleb ka siis kokku, kui ta arvutada tagurpidi. Ehk siis meil on vaja jõuda aasta 2030 olmejäätmete ringlusse võttu arvuni 60%. Et see tähendab, et umbes 70% olmejäätmetest tuleb võtta ringlusse, 30% on see, mis ei ole siis liigiti kogutud, mis siis peaks sellest 500 000 minema põletusse, muud varianti ei ole. Nii, aga nüüd on ütleme, järgmine aasta on põletustasu tõuseb 90. Või vähemalt see on siis, eks ole, eelnõus kavandatud. Nii. Siis sellest see tasu põletustasu tõuseb 60. 60, jah. Ja nüüd on küsimus selles, et see täiendav tõus põletustasuga, kes selle kinni maksab järgmine aasta? Oletame, et seadus peaks jõustuma kalendriaasta algust, vist oli 1. jaanuar 2026. 26. aasta jooksul, kui põletustasu on kõrgem, kuhu see põletustasu täiendav koormus siis jõuab? Esiteks keskkonnatasud peab olema ülemineku aeg jõustumisest siis või kehtestamist jõustumiseni vähemalt pool aastat, ehk siis kui see jõustub, sõltub nüüd jäätmereformi enda ajakavast, aga saab olema järgmise aasta keskpaigas kõige varem. Ja nüüd, kui see jõustub, siis ilmselgelt on kõige suurem kulu sellel, kes ei sorteeri. Et siin ongi see, et sorteerija kulu on umbes suurusjärgus 5 eurot leibkonna kohta ja mitte sorteerija on sellest umbes 3 korda rohkem. Et see lihtsalt kandub segaolmejäätmete hinda üle ja see ei ole ainult segaolmejäätmete hind kulupõhiselt, vaid tegelikult kui me nüüd vaatame kalkulatsioonidel otsa puhtalt kulupõhiselt, siis segaolmejäätmete hind ka homme ei saa olema selline, mis tagab selle 3-kordse võimenduse. Ja tegelikult omavalitsus peab ise oma hinnakirjadega kujundama selle olukorra, et näiteks biojäätmete äravedu ei oleks inimesele 1 euro kuus, vaid oleks samamoodi 0 eurot kuus, nagu täna paljudes omavalitsustes. Täna teeb seda ristsubsideerimist jäätmevedaja ja tegelikult see inimesed ei ole kuidagi selge, ta ei näe seda oma arve peal. Kui omavalitsus seda teeb, siis saab olema hästi läbipaistev, inimene näeb oma arve peal, kuhu mingi kulu läheb. Ma küsin nüüd ringmajanduse ettevõtete esindajalt, et kas ajakulu ühiskonnale teie meelest tuleb siis juurde selle reformi jõustumisel, kui me räägime siis eeldusel, et segaolmejäätmeid sorteeritakse, või tähendab, segaolmejäätmeid tekib vähem, sorteeritakse erinevates gruppides, siis sorteeritakse rohkem, eks ole. Mis see ajaline alternatiivkulu ühiskonnas on? Olete ringmajandusettevõtted on seda üldse hinnanud selles loogikas, kui prognoositakse, et me jõuaksime segaolmejäätmetel sisuliselt, et lõpeb ära üldse segaolmejäätmete tootmine 2030. Kiirelt laugelt kukume selles loogikas. Ja mu küsimus on selles loogikas nüüd, et saada aru, et kas need kategooriad inimkäitumise loogika muutumises, kas teie organisatsioon leiab, et see on üldse saavutatav või peaks olema kavatsuslikult niisugust nii kiirete ja ulatuslike praegu survetena, et meil, ma ei räägi üldmajanduslikust, sotsiaalmajanduslikust olukorrast, kus Eesti majanduse ühiskond asetub, eks ole, et mida ka tööandjate keskliit juhtis tähelepanu nendele täiendavatele koormustele, et kas on üldse asjakohane niisugusel ajal praegu nii lühikese kiirelt sellise
reformi läbiviimine, et kujutada ette, mis siis, et nüüd on ühiskonna prioriteet siis ühelt poolt siis see sorteerimine meeletu ja ajalise ressursi sinna asetamine, selle kõrval siis ka ütleme maksukoormuse asetamine juurde ettevõtetele. Et siinkohal jah, et ma seda inimeste koormust otseselt nii suurt kasvu nagu kuskil ei näe. Seal saab olema, need inimeste koormused saavad olema tegelikult hoopis läbi selle, et üks suur tohuvabohu hakkab tekkima siin lähiaastatel, kus on niimoodi, et nii kui täna kirjeldatakse, et süsteem on kuidagi segane ja arusaamatu ja jäätmevedaja ei esita arveid võib-olla sellisel kujul, just nagu inimesele võib-olla sobiks või keegi arvab, et sobib, siis lähiajal saab see olema ikka nii, et see inimene ei tea enam üldse mitte midagi, kuhu ta läheb või kelle poole ta jookseb ja kes see siis tema arvet majandab ja kui auto ei tule, kelle poole ta siis pöördub ja kui ta pöördub, millal ta vastuse saab. Ehk et seal tekib ikkagi nagu see, et kui nüüd omavalitsustesse see nii-öelda jäätmekorraldus ära läheb, kogu see keskuste teema ja kes siis need logistikat paneb, seal tekib selline pikk nagu nüanss, et olen ise halduvõttusid korraldanud ja see, et sul on üks halduvõtja või sul on 5 halduvõtjad, kes siis iganevad erinevaid jäätmeliike veavad, see on ikka nagu väga suur vahe, et kõikidega opereerida ja keegi peab selle ka ju kinni maksma, et ega see ei tule ju tasuta. Ja pakendi osas ma ikkagi ütlen veel kord, pakendite osas täna tootjavastutusorganisatsioonid täidavad seadust ja kui neil on antud võimalus täita seadust rühma ja veopakendi arvelt, siis nad tõepoolest, nad ei ole sellesse tasusse pannud sisse, seda ringlussevõtu tasusse, seda osa, mis puudutab siis hulkuma jäävat müügipakendit. Ehk et kohe, kui keegi survestab seda müügipakendi poolt rohkem koguma, siis hakatakse seda tasu juurde võtma. Ehk et seal on ju nii, et tootja käitub täpselt selle järgi, täidab seaduse ära ja teeb selle täpselt nii, nagu tal võimalik on. Ja kui kästakse rohkem koguda, koguvad rohkem. Täna on seesama, et see 10 valda on teinud nagu pöördumised, on saanud kokkuleppel organisatsioonid peavad nüüd lähiajal ka mõtlema, kust nad selle kulu kattavad ja nii edasi. Nii, nüüd ma näen härra Jaadla, siis on vist härra Jaanisolv väike repliik ja siis on härra Võrklaevale, võib-olla siis kontsentreerime ka arutelu. Nii, härra Jaadla, proua. Aitäh, vabandust, mul läks pilt korra ära, et aitäh komisjoni esimehele väga sisulise arutelu eest ja väga olulised punktid kõigile osapooltele. Aga korteriühistute vaates läks tegelikult diskussioon vahepeal väga sellise põnevusse kohta, mida võiks võib-olla rohkem fokusseerida, ehk see pakendi, mis ma ka tegelikult Korteriühistute Liit esitas selle arutelu käigus, ehk selle pakendi eest maksmise küsimus taastusorganisatsioonile. Et me ka nagu oma aruteludest jõudsime sellele, et tarbijatele me läheme poodi ja ostame selle piimapaki või mingi muu pakendatud kauba ja selle pakendi hinna sees on ka selle pakendi ringlussevõtu tasu juba. Ja täna ikkagi suuresti reform võib-olla on ka tingitud sellest, et need pakendi tootjavastutusorganisatsioonid ei täida ju oma ülesanded, ehk ei tühjenda neid pakendikonteinereid, mis tegelikult avalikus ruumis paiknevad ja mis oleks suhteliselt nii-öelda hõlpsasti tühjendatavad siis veokordade täpsema planeerimisega ja isegi neid pakendikonteinerid nõuete kohaselt ei paikne kohalike omavalitsuses nii palju arv, kui need võiks seal olla. Et see kaetus ei ole liiga suur, et täna selle nii-öelda pakendi kogumise vastutuse paneme korteriühistutele, selle vastu me nagu olime, ehk kui nagu pakendite eest, ringlussevõtu eest saab tasu pakendiorganisatsioon, aga tasu kogumise kohustus pannakse uuele korteriühistutele, siis sisuliselt korteriühistud asuvad pakendiorganisatsiooni rolli. Ehk selle nii-öelda teatud selle nii-öelda pakendi kokkukogumise eest peaks ka korteriühistu saama siis tasu õiglase jaotuse järgi tema kui uue süsteemi järgi. Et see süsteem vajaks siis ikkagi nüüd täpsemalt lahtu. See on täiesti võib-olla mõjuanalüüs tegemata, et kuidas siis ikka see pakendiorganisatsiooni kulu sellega tõuseb. Et täna me oleme selle korra kinni maksnud ja täna, kui see vastutus läheb ka sisuliselt uue reformi järgi korteriühistule ja see pakendiorganisatsiooni, selle pakendi tasus siis peaks mingisugune
protsent minema ka selle ühistule, kes seda pakendi kokkukogumist siis tagab oma läbi kojamehe töö või mõne muu nii-öelda liigiti kogumise nii-öelda põhimõtted. See oli üks küsimus, kus me arutasime, aga me oleme sellel nii pikalt teemalt juba rääkinud, aga kuna ta siin laua ääres ka tõstatus, siis ma arvan, et see on oluline nagu ikkagi selgeks rääkida, et kuidas see uue süsteemi järgi ikkagi toimuma siis hakkab, just see tasujaotus, aitäh. Nii, aitäh, härra Jaanisool, lühike replik. Jaa. Vabandust, mikrofon sees. Et vastuseks sellele viimasele repliigile on see, et need jäätmed, mis meil kodus tekivad, need ei ole kindlasti plussväärtusega, et siin muidugi Kalle saab ise kinnitada seda, et meil üldiselt nii see sorteerimine, 160 € tonn, eks ju, kui ka vedu on kulu ja see üldjuhul on suurem kui tulu. Lõpuks siis jäätmeressursi turul, mis on meil üle-euroopaline turg ja tõepoolest see on väga toimiv turg, et kuigi mõned kritiseerivad, et kui me Eestis ei suuda ringlusse võtta, siis ei suuda seda kuskil teha, siis see väide ei vasta tõele, et me osaleme siin globaalsel turul. Mis puudutab seda taskutusorganisatsioonide piiratud kohustust, sellega ma kindlasti ei nõustu. Meil Eestis kehtib, nagu ka kõigis teistes Euroopa riikides, laiendatud tootjavastutuse põhimõte, ehk tootja peab katma oma toodetud siis pakendite käitlus- ja veokulud kuni siis selle maani, kus on nii-öelda inimeste omavastutus 50 senti tühjenduskorra kohta. Ehk siis täna meie oleme oma tõesti selle piima- ja juustupakendi eest tasudes lisaks tootele maksnud kinni ka pakendite käitluse ja veo, mitte ainult pakendite ühikukulu, vaid ka selle käitluse ja veo. Ja mis puudutab ühiskonnakulu, siis ma soovitan minna konsulteerida tublid omavalitsustega, olgu selleks Põltsamaa, Paide, Valga, Tõrva, et küsida, et kuidas neil see üleminek toimus, milline kulu siis seal igale perele on siis lasunud. Et ma arvan, et siin ei olegi mõtet teoritiseerida, vaid lähtuda sellest, mis on meil head toimivad praktilised näited. Et lõppude lõpuks jäätmereform ei ole ka jalgratta leiutamine. See on heade praktikate erinevates kohtades kokkutoomine, laiendamine üle kogu Eesti, selleks, et meil saaks olla üks ühtne standard üle kogu Eesti. Aitäh. Nii, lühike replik, härra Võrklaev. Ja, et see juustu piimapaki teema uuesti sai üle käidud, et selle eest on inimene maksnud ja see, et praegu need tootjavastutusorganisatsioonid täidavad seda sihtarvu suurpakenditega, see ongi toonud omavalitsustesse reaalsed probleemid. Ehk need pakendikonteinerid on täis, mida inimesed sorteerivad, oma autoga ära viivad, panevad sinna, siis need saavad täis, keegi toob siin olmejäätmed. Kui sa palud siis sellel organisatsioonil selle ära tühjendada, siis nad ütlevad, et meil pole graafikus praegu seda, et endise omavalitsusjuhina tean omast kogemusest seda, lõpuks sul ongi prügihunnikud seal. Ehk et jumal tänatud, et nüüd tekib motivatsioon päriselt teha seda, mille eest inimene seda pakki poes ostes on maksnud. Ja esimehele ma tahaks öelda, et see ei ole üldse nii dramaatiline ja panna biojääde eraldi korvi, olmejääde teise ja plastik kolmandasse, et see võtaks mingi pöörase aja ja seda peaks tegema valge kitliga, kuidas te ütlesite, et seda teevad praegu päris paljud inimesed, see on täiesti nagu okei ja lisaaega ei nõua. Mis nõuab lisaaega on täpselt see, kui ma pean võtma need jäätmed ja minema oma autoga prügiringile, kus on panen 3-4 konteinerit peale ja siis viin papi ühte ja selle sama juustupaki teise, mille veo eest ma tegelikult olen korra poes maksnud ja mille kohustust peaks täitma see sama tootjavastutusorganisatsioon ja mis nüüd jäätmereformi tulemusel ma saan panna selle ilusti endal siin ukse taha kortermajas või eramajas tiheasustuses ja see viiakse ära ja selle eest ma olen poes maksnud ja nüüd see, kes selle raha on saanud, viib ka selle siis oma kuludega suuresti ära, ehk et süsteem läheb õiglasemaks ja ajakulu kindlasti inimeste jaoks märkimisväärselt väheneb, sest enam ei pea tegema neid jäätmeringe. Nojah, ikkagi siin on meil erinevad subjektiivsed seisukohad, kellele see Orwellilikult, kelle see ajakuluga väheneb, aga
siin on tegelikult jäävad õhku need põhimõttelised küsimused, kas see läheb ühiskonnale kallimaks või läheb odavamaks. Ja ma arvan, et oma osa siin on ka, ma ei suhtuks kergekäeliselt Tööandjate Keskliidu nõudesse kogu see asi viivitusteta silmapilkselt külmutada, mis oli Tööandjate direktori allkirjaga paber. Aga ma arvan, et me saime olulist lisainformatsiooni ja ma arvan, et selle kohta palju siis nüüd tegelikkuses ka mõjuanalüüsist väljas olevad finantsmajanduslikud mõjud on, siis ma arvan, huvirühmade poolt on võimalik siin saada lähemat teavet. Ma tänan, härra Janisoo, alati professionaalselt asjalikud vastused. Aitäh. Ja kõigile ka kutsututele, sellega on meie koosolek läbi. Aitäh!